Tere taas siis metsarindelt, et ilus selline neljapäevane päev ja olen oma metsakontoriga jälle kolinud puude alla. Preili vankerdamas seal tagapool pojaga ja mina siin veel tööasju ajamas ja oleme siis täpsemalt Palojärve ääres, kus me viimati telkisime eelmise aasta november. Ja jällegi, kuna siin on päris tuuline, siis sai see nii-öelda Bushmani tarp pandud mulle jälle seinakse, et mul on vaja Zoom-kõnesid ka teha. Ja siis see nii-öelda aitab praegu tuule kaitseks ja jälle kõige parem kinnitada nende kummidega. Kumm 1, need kummnöörid konksudega 2, kumm 3 ja 4 on siis sealpool. Et kõige kiirem viis. Et novembris oligi meil see Helspordi tipi siin Lagedamal. Kes ei ole seda videot näinud, siis leiate üles. Et selline mõnus novembrikuine telkimine juba ahjuga. Ja aga ma arvan, et meie telk tuleb siia natukene siia nii-öelda varjulisemasse kohta, et tiba vähem seda võib-olla tuult on. Mul on täna kaasas ka veel talviseid pikki metallvaiasid, mis nüüd lõpuks autosse jõudsid. Et kui vaja, saab neid ka veel kasutada ja saab veel tuulenöörid siis juurde tõmmata. Et telgi seisukohalt ei peaks probleeme olema. Lihtsalt ise vahest tuul tüütab ära, kui väga puhub. Et eks me nüüd oleme jälle 2 ööd laupäevani. Et teen siin ka veel oma tööasju siis sellisel viisil. Ja mis siis on, ega laupäeval lubab vihma juba, et siis me peame vaatama, pakkima kokku enne vihma ja midagi jälle nii ta kujuneb. Praegu siis toimub autos söömine. Pojakene einestab. Tervitus siis ka ülejäänud loodusseiklejate koosseisule. Tere! Me loodusnautlejad, seiklejad, nautlejad. Sina oled meil nüüd ka varsti loodusega väga sinasõber, on ju? Jah, nii käibki. Nii käibki. Ta näeb jah seda, mul on ju kaameral ees ka samasugune liikuv foto nagu kaamera taga. Ehk esiekraan ja tagaekraan ja siis tema vaatab seda esiekraan, ta näeb ise ennast seal juba. ja Preili ütles, et jummale eest, et mina täna ei tohi telki üles panna, et tema tahab ise. Siia tassisite ikka? No jah, tassimine, no kuule, noh. Aga siis see telki üles ei aita. Tassima peaks ikka veel mina või no sa saad nagu nii liigutada seda, sa pole teda ju väga tõstnudki, proovi. Aga ma peaks sulle mikrofoni ka andma. Mehed vaatavad nüüd pealt, kuidas siis emme paneb telki üles. Jah, mehed vaatavad seda asja siis pealt. Eks me vajadusel aitame ka. Aga jah, selle telgi võlu ongi, teda on tegelikult suht lihtne ise üles panna. Kuidas siis edeneb? Kodu on püsti. Mis siis muljed on? Päris kergesti paigaldatav niimoodi üksinda. Nojah. Et jällegi kordan, ei tee me siin mingit sponsoreeritud reklaami. Ei ole Decathlon meil kuidagi sponsor, kuigi ma korra kirjutasin sinna, aga suve alguses öeldi, et neil on nii palju asju, et võtaksin ühendust uuesti kuskil, ma ei tea kuna. Aga mul oli telki kohe vaja nii, et sai ära ostetud. Hakkab jälle see kodutunne nüüd tekkima. Niimoodi need asjad meil siin paika loksuvad. Täna ma võtsin 2 akujaama kaasa, et kes ei tea, siis meil on selline EcoFlow lisajaam ka. Võin öelda, päris jaam tema nimi ei ole, ta on lihtsalt samaväärne lisa aku.
tema miinus on see, et ta iseseisvalt ei ole töövõimeline, vajab siis seda põhijaama, mille kaudu see vool siis tuleb. Siin käib nüüd liblikapüük telgi moodi. Aga jah, sellel ongi see miinus, et ei saa nagu eraldiseisvalt kasutada, siis alati teda kaasa ei viitsi tarida. Täna nüüd panin, et kah tolku temast ja siis ei pea nagu päiksepaneelidega jamama, sest meil neid asju on rohkem nüüd seekord, mis laadimist vajab. Ma nüüd viimasest telkimist kõik ei viitsinud ka tuppa tarida, mis laadimist vajavad, et ma panen siia nüüd laadima, kus meil on külmik. Nüüd töötab kauem ja mul on veel laptop sülearvuti, siis saab seda ka toita. Liblikas ei taha välja minna. No talle ka meeldib, see on ilus telk lihtsalt. Tere, Kätne. Kena. Jah, võrk siit niimoodi lahti ei käi. Jah. Aga midagi, mina teen lihtsalt ühe kiire ampsu praegu, pead neid asju eest ära sööma. Naked Singapore style curry egg noodles, mis iganes. Parim enne 2022. See on poja mängu asi. Poja mängis sellega, aga ma andsin talle uue värskema. Aga sul ei ole kaasas? Ei ole. No, on kodus. Tal on siin looduses see, küll me leiame siit mänguasju. Mul teisegi krõbisevaid. Jah. Tal on ka, vahest ei olegi vaja peed mänguasju. Haarab 2 käega. Ja, hoiab käes. Võib-olla ma pean näitama seda, ma ei saa veel tegelikult ära süüa. Ma söön võib-olla hoopis midagi muud ära. Võt nii, poja nüüd siin nagu magas natuke aega. Aga vist nüüd ärkas üles. Pool tundi sai läbi. Ja. Sa oled ka ühenduses muidu? Jah. Ma poja mänguasja praegu ei hakanudki ära sööma seda nuudli topsi, vaid teeme hoopis selliseid asju nagu hinkali pelmeenid. Sellised kihvte. Panin siin nii-öelda veel juba vee soojenema, natuke soola sisse ja siis siin õpetus täitsa pääl ja proovime ära, ei olegi neid söönud. Pakendis siis sellised kakukesed meenutavad neid tossuseeni, kuhu jalaga peale sai astuda ja siis tossupill tuli ja väikse poisina olid need väga lahedad metsas leida. Aga ega neid palju ei olnud seal Ida-Virumaal, siis alati ei märganud, aga paneme siia sisse need lumepallid. Need pidid nii kaua siin sees olema, kui pinnale tõusevad ja siis veel 10-12 minutit aeglasemal, madalamal tulel küpsetada. Ja tulemus on siis selline nagu hiigelpelmeenid hästi suurte lihapallikestega. Vot sellised sobiksid ka frikadellisupi sisse. Mõtlen, no sellised frikadellisupi sees. Ai. Siin käib siis chillimine. Nii kaua. Aha. Ja nüüd, kui poja lubab emmet sööma, siis vanker jälle poja sind ootab. Saad natuke jälle pikutada. Jah, tema harjutab nüüd kõvasti oma kõhulihaseid. Muidku tõuseb istuli ja istuli. Et ise ta seda niimoodi teeb. Preili lihtsalt hoiab kinni kätest, aga ta ise tõstab. Et see on jah, selline normaalne areng. Varsti ma ei teagi, peab aediku kaasa võtma selline. Meil on kodus nüüd kokku volditav aedik põrandaga. Et siis siin paned kuskile nii-öelda üles ja siis saab sees roomata. Kuidas siis värk istub? Jaa. Nagu suured pelmeenid, aga see lihapall on maitsvam. Ei ole nagu tavaline hakkliha kokku kehatud, vaid on nagu mingid maitsid ka ühtegi. Preiligi ta peaks siis, on väärt, siis kordame. Ega meil käib kodu juures jäätis takso või nii-öelda jäätise buss.
ja kord nädalas käib, põhiliselt ta müüb jäätist, aga seal on siis ka pelmeenid ja veel mõned sellised lisad ka. Et siis sealt siis see saigi ostetud. Mis ta oligi? Jäätisetakso.ee või? Jäätisauto.ee, et minge vaadake, väga äge, kus ta kõik sõidavad ringi, üle Eesti käivad. Nii, õhtu on juba selline, et on 7. Päike on välja tulnud. Peili seal kaugel ikka veel vankerdab. Minul oli üks tund aega siin nüüd Zoomis grupiseminar, mida ma siin läbi viisin praegu veel, siis salvestus rekordib. Ja mis siis tehnilist poolt jagada ka vahelduseks, et mul endal on Elisa mobiilipakett ja umbes tund aega Zoomi võttis ära gigabaiti siis internetti. Ja akujaam ka, ega mul siin nii-öelda praegu tarbimine siin 37 vatti. Huvitav oli see, et kui mul Zoom käis, siis oli 70 vatti. Ja need aku tühjeneb, mul oli siin 80%, siis vooluvõrkus oli siis arvutid samal aegselt taga ja 20% siis Zoomi ajal tunniga võttis mult akujaama energiat ära. Oot selline info ka. Akujaam üldiselt on väga ju hea asi, et kellel on ta, sellel on, kindlasti uuemad mudelid on juba väiksemad, aga siin on ju näha, et saab USB laadimised, kiire laadimine, siis on auto süüte augupõhine ühendus ja külje peal on siis 2 sellist tavalist AC pistikupesa. Ja sellise akujaama mahutavus on 720 vatt-tundi, mis siis on umbes akupankade milliampertundide mõõdustikus 195 000. Ehk kui teil on kaasas 10 000 või 20 000 milliampertunnine akupank, siis minul on praegu 195 000 akujaam milliampertundides. Et siis mingisugust võrdlust ka numbrites. Kuidas siis siin rindel magab lõpuks ja. Aga mitte kogu aeg ei maganud. Ilm on kena, see Palojärve ujumisplats on seal. Kui me tulime siia päeval, siis Palojärve telkimisala parkla, suur parklal autosid täis. Kui on näha, et inimestel on veel puhkust, naudivad, mõnulevad. Nii peabki. Ja õhtusöök tuleb meil hästi lihtne, et siin on juba sibul tükkeldatud, kodus sai keedukartul, siis siin on veel kukeseeni. Me panime värsked kukeseened sügavkülma ja siin on nüüd veel ausalt öeldes üle-eelmise aasta kukeseened. Et see on see, et teed, aga söö ka on ju. Muidu ei mahu sügavkülma need värsked ka ära ja siis ma lihtsalt vorsti tükkeldan ka. Tuleb siin panniroog, et täna siin midagi muud ei tee. Meil on grilli ka kaasas, aga need on veel seal külmakastis jääs. Homme grillime. Täna teeme sellise mõnusama, lihtsama toidu asju ära kasutada, salatid kõrvale ja käib küll. Temal on nüüd kõht täis, tema arvutab seal nüüd jälle. Meie siin siis sööme sellist lihtsat pannirooga. Majoneesidega, salatiga, vaheldusest ka täitsa toppe niimoodi süüa. Läbisegi ära ja seda näed terve pann veel täis. Mis sa siin nüüd räägid? Nii tõsine arvutamine käib, et mõtku rakistad pead ja. See on juba jagu keskeldumis. Peale sellist arvuti klõpistamise tööpäeva on hea, kui keegi sul näpud niimoodi läbi mudib. Et poja teeb meil juba väga head sõrmemassaaži. Väga hea, kui kõik mu näpud mudib läbi ja väga armas, väga armas.
naudime päikest. Pärast näitan, panin telgile torminöörid ka, sest homme lubas tuulisemaks minna. Ohoo, tere hommikust! Kuidas läheb? Ahah, läheb hästi. Magasid siin karusnahks ja tal on nüüd siin 2 kihti. 2 kihti on, jah. Et öösel sai veel teise kihiga peale. Ja muidu oli päris okei. Aga öösel peale siis öösöömist natukene soojemaks. Siin siis preili valves. Ja ega kell on nii palju, et nemad jäävad siin nüüd toimetama. Näed, alati kui on kaameraga tulen, siis ta hakkab tõsiselt jälgima. Ma lülitasin esimese ekraani ka välja, aga noh, jälgib ikka, et mis must kast mul käes on. Silm liigub sellega. Et siis ma ei saa naeru kätte enam alati. Aga mina lähen nüüd tööasju tegema ja siis, kui neid siin ära teen, siis vaatame edasi. Öösel sadas päris kena paduvihma ka ära, aga noh, telk meid siis säästis. Ma vaatasin rada, et siis ainult siin Tartu ja Põlva vahel oligi piim. Hästi pisike soolikas. See oli mingi lõngakera tükike. Tuli täpselt üle meie. Mis siis vahepeal seis on? Tegin siin paar tundi tööasju. Ilm on meil kena. Õnneks sellist 7-8 meetrist tuult sekundis siia nagu platsi peale ei jõua. Kuigi noh, natuke tuulin on, aga mitte nii hullu. Tuulisemal ilmal on siis hea seda tuuletõkke seina kasutada ka selle gaasipliidi jaoks. Et temal on endal ka sellised pisemad kaasas, aga suurem hoiab paremini. Praegu siit järve pealt tuleb see tuul, et siis niimoodi on see oluliselt lihtsam. Mina pean ära sööma seda kraami, mingi rasolnik kroonisse, Preili ja salvesti Borschi ja miks Preili sõi seda ja mina rasolnikut ma ei taha anda. Seda kroonis on üks odavam, ma kunagi ostsin neid, aga odavamas purgisupis on see maitse tugevdaja naatriumglutamaat sees. Et me siin pojaga juba testisime ükskord, et Preili sõi seda naatriumglutamaati ühest teisest toidust ja siis ka mõjutas pisikese seedimist. Et noh, kohe näha, mis on erinevus on ju, et igat suppi ka alati ei pea ostma, et salvest on mahedam. Seal ei ole seda koostisainet sees. Võt, kuidas muidu supp maitses? Väga hea suppi, mulle alati Borschid meeldivad. Oli veiseliha siis? Jäi jamba alla? Tükki leidsin jah. Ahah. No eks ma tegin 3 Borschist ka nii. Okei. Minul siin liha ei ole, ma söön ilma. Polegi vaja. Ja sul on tugevamad maitsed? Ja, mul on naatriumglutamaat. Jaa. Ei ole nii hea. Minu Borsch siis jah? Mingi äädikane ja mingi selline mingi tuim hapukus. Odragruubid, siin hapukurk sees, siin tuim hapukus. Ma ei tea. Ei soovita. Pange see euro juurde ja ostke Põltsamaa või salvesti suppe. Need on natuke maitsemad. Ega me kodus väga neid ei söö nagu nii, aga looduses siin on praeguses olukorras ja nii edasi on nagu hea. Pole minust kogu aeg kokkaat ja Preili ka jälgib pisikest siin rohkem, et seda veel haarata ei jõua. Kompetent saab. Kuule poja, ole ja loegi mul ette, mis selle kiirnuudli koostisosad nüüd olidki? Sa otsid veel seda, jah? Mis keeles seal on, ja? Aga vaata see säilivuskuupäev ka üle. Jah, okei. Noh, kui sa leiad, siis anna mulle teada. Aitäh sulle.
jah, las ta uurib, siis ta annab teada. Praegu on juba siis nagu veidikene tuulisem see asi ja mõtlesingi, et näitan ära, et see telgil on siis ka need torminöörid. Ees on 2, küljel siis 3. Need on siis reguleeritavad, et need on sellised vahvad, alati enamikel telkidel on sellised plastikust regulaatorid, saab pingutada, pingutid siis õigem öelda. Taga on need 1, 2, 3, 4, 5 ja teisel pool küljel on ka veel siis 3. Ja noh, standardvaiad on praegu sees, et siin nii tuuline ei ole, aga muidu noh, tahad veel panna siis talvised vaiad, et põhimõtteliselt on iga kaare juures vai ja siis on siis torminööri vai, et jah, kõvasti vaiasid, aga pakendis on neid õnneks ka ja siin siis minnakse nüüd vankerdama veel natuke. Mina hakkan varsti makaroni keetma, makkliha ära teha ja aga ikka lihtsalt Eesti toidud. Muideks vahepeal käis siin ka RMK esindaja, küsis, et kuidas meile meeldib siin ja palus ühte ankeeti täita ja seal nii armsalt küsiti, et mis me siin täna teeme ja kuidas meile meeldib ja kuidas hindame ümbruskonda ja kõiksugu võimalusi siin. Ja tänudeks saime pliiatsi. Lapsega jalutama minema. Siis mina vaatan aknast, jalutab, aga tegelikult seisab ühe koha peal. Lõunasöögiks on siis meil mõlemal oma makaron. Preelile tegin lihtsalt keetsin siin Tartu Milli ja sai siis hakklihaga roheline kõrvale ja mina ikkagi tead, ma ei saanud, ma tegin ikka veel seda kreemiat pastat endale, mida Preeli praegu kahjuks ei saa, aga noh, ma ikka pean neid sööma, meil on neid päris palju kodus. Ma ikka ühe nüüd lubasin, tegin selle endale siia ja panin hakkliha veel juurde ka, kuigi siin on see mingi vorstisink sees. Need on super head, no pikad vaatajad teavad küll. Isegi meie esimene video oli, söime seda pastat kuskil seal talvel Tallinn-Tartu maantee vahel, lumehanges. Aga nüüd on juba 6:30 õhtul ja mõtlesin, et lähen siis pojaga ka natukene vaatama siis siin seda Palojärve ala laiemalt, mis siin uut ja huvitavat on. Eile me tulime autoga põhimõtteliselt kohe siia platsi ära ja hõivasime ära ja ei jõudnudki vaadata, et lähme natukene sinna parkla poole. Tema saab ka siin natukene vankerdada ja ehk siis viskame ühiselt jälle pilgu peale. Teine lõkkeplats on meil siin kohe kõrval ja seal on siis karavan. Siin siis käidi seenel, tuli üks naisterahvas 2 kotiga seeni täis. Et ikka on neid kukeseeni. Noh, väga huvitav tähelepanek on siin see, et tualett on, aga siin tualeti kõrval oli ka puukuur. See nüüd on täitsa ära lammutatud. Ei tea, midagi on siin juhtunud. Temal on nüüd huvitav, ärkas just, et natukene siis erksamalt ka kogeda ja vaadata seda siin, märgata, taevast jälgida ja kõike muud. Muidu jääb kohe magama, kui on unisem. Siin on siis veel neid platsikesi ees. Kõik ole täis. Homme tuleb vihme, homme laupäev siis. Et eks homme hommikul peame ka hakkama pakkima, et ei taha märjaks lasta. Homme nii mina või ära minna. Aga muidu selliselt näed siin kõik positsioonidel ja siin kõrval on siis see rannaala, kus oleme käinud külmal ajal rohkem. Vaatame siit natuke lähemalt ka. Ja siin põhiparklas on ikka väga uhkelt järjestatud karavaane. Et noh, see on jah, see on hästi suur parkla. Siia mahub üksjagu ju olemisi. Keegi on nüüd isegi mingi sauna sinna üles pannud.
noh, lastel hea, kohe käivad ujumas ja siin siis saab ööbida ja olla ja eile oli muideks täitsa täis see parkla. Eile oli ilus ilm, valdatud päikseline, siis olid suured bussid ja nii edasi. No vot, seal taganurgas siis meie põhiliselt oleme telkinud. No vot, selline ülevaade siis seal teisel pool järve on ka paar platsi, kus siis talvel oli meil see jõutuuberite laager kõik oma tipitelkidega. Ja nii, aga ega siis ilusat ilma ei saa meie raisku lasta, tuleb ikka diplomaadi kohver välja võtta. Teeme väikse grilli ka ära, et ega siin midagi. Siis on ka see tehtud ja ega see päike ju läheb, eile juba kell 9 oli ta seal suht metsapiiri taga ja nii see augustikuu ju pimeneb, et kell hakkab 7 saama, et siis meil hea siin võtta viimast, nagu seal kõik toimetasid. Muidugi seal oli ka vahva vaadata, et telke oli paar tükki ainult, aga karavaane oli siis ees ja taga ja nii edasi rohkem. Noh, ei tea, inimesed siis jõukamaks läinud, et kus evolutsioon on, et alustad siis lihtsalt matkajana või ratta peal ja siis paned auto peale ja siis paned telgi auto peale ja siis teed lihtsama telgiga, siis arened sellise keerulisema, mõnusama telgi peale, kuniks siis jõuad karavanini. No vaata poiss nüüd, mis siin on ju. Jälle kantikud täis, taldrikud täis liha. On need emme-issi kõgardid. Oh jah, pooled on kondid. Et praegu on siin hea, tuul on järve poolt, temale see nüüd peale ei ole puhunud siin. Grill on meil siin pool. Meil ongi natukene sellist sütte. Teeme selle ribi jälle ära, taaskord ribi. Ja. No ribi on täitsa hea teha. Mulle meeldib see ribi ka veel siis kodus oleme teinud, võiks looduses ka muidugi teha mõnikord. On need pajaroad, ehk siis paned potti ribi, kartulit, sibulad, porgandid, kapsast, kõike sellist head paremat maitsaineid ja siis lased seal mõnusalt paar tundi ja pärast see liha tuleb kontide küljest lahti ja kõik on väga maitsekas. Et see on ka täitsa hea, nüüd kui läheb jahedamaks, siis ongi hea seda sooja hautise moodi rooga süüa. Mis ta õige nimi ongi? Potiroog või? Mitte ühepäevatoit. No jah, ühepäevatoitu. Inimbeebipörn on ikka oluliselt parem. Seda saab siin reguleerida ja saab kuidagi siin soojem ja ei ole nii õhuke seljatagune. Siin saab seda näpumassaaži jälle. No näed, liha on siin nüüd valmis, pann see ka peale, eilsed kartulid ka soojaks, kõik süsi siis kenasti ära kasutada. Tipp-topp, aga nüüd hakkame siis sööma, ma saan aru, aga poja meile palju ei anna aega süüa. Ta on nüüd siin ka, kord ma tõstan ta beebipörni, siis ma tõstan ta vankri, siis on ta meil süles. Aga siis ta tuleb varsti endal söögaeg peale. Ja siis ei huvita teda enam see, kas emmel on söödud või mitte. Nii et meie laseme nüüd tuld, sööme seda oma lihhi, paneme oma neid kastmeid, värki, natukene tomatit asja ja siis vaatame, kuidas siis mina siis mängin pojaga siis seda jalamängu ka. Vankerdan temaga siin niimoodi. DJ. Ja, aga rockerist jääb väheks. See tegelane peaks olema nagu võimsust juures. Panema, see on nagu selline peenhäälestus, kui jäme häälestus on tehtud. Ja on ju poiss. Nüüd aga on kell juba 9:30. Ja oleme siin telgis. Seal käib mingisugune toimetus veel. Ja väikesed õhtused vingerdamised. Tema saab veel ühe
korraliku kõhutäie ja siis vast magab 3-4-5 tundi järjest. Aga mina loen endiselt. Nüüd eelmises videos nägite Eduard Vildet. Et see on tegelikult vägagi huvitava ülesehitusega. Kes on Eduard Vilde seda Mahtra sõda lugenud, siis need lood nagu ristuvad, et nii-öelda see loostik ja eluolu 19. sajandi sündmustes, siis see kõik on nagu väga ehedalt ja väga mahlases kõnestiilis Eduardi poolt kirja pandud. Et soovitan, miks mitte lugeda selliseid Eesti klassikalisi teoseid. Laupäeva hommik on siis kätte jõudnud. Väljas on ilus kena ilm hetkel ja alati muidugi on ju hea abiline ilmateenistuse radar, mis näitab vihma liikumisi, vihmapilvede liikumissuundasid ja asukohti. Meie oleme siin ju Põlva piirkonnas. See tähendab seda, et umbes 2-3 tunni pärast saame endale vihma peale. Ja selleks ajaks me enne pakime ennast kokku, sest täna lähme tagasi sõitu. Üks tähelepanek veel sellise gaasipliidi osas, et kui ilmad lähevad niiskemaks, siis see süüde ei pruugi sädet anda. Sellisel juhul hoidke pakk tikke või siis selline parem välgumihkel käe pärast, saate selle esimese süütamise ära teha. Et muidu kui see niiskeks jääb, siis hakkab ainult siit gaas peale voolama ja siis see gaas jääb süttimata ja tulemust ei ole. Energiavarud on meil nii, et 22% on tagumise akujaama varu ja vist peamine oli algselt kasutuses, oli umbes 38 alles. Et ei ole päikesepaneeli pidanud kasutama. Siin üpris palju oli siis see Iglo külmik meil töös. See külmik nüüd, kes nüüd ei tea, hoiab sellist õhutemperatuurist seal kuskil 15 kraadi jahedamat. Et pealt ta võtab siis selle õhu sisse. Õhuõhk läbib siin erinevaid selliseid neid metallkanaleid, mis siis seda õhku jahutavad ja siis teiselt poolt see jahutatum õhk siis väljub allapoole. Ja ventilaatori kiirus siis reguleerib selle õhu liikumise kiirust. Et ja siis mida kiiremini liigub, seda suurema survega seda jahedat õhku sinna külmakasti ta puhub. See on siis sellise külmiku efektiivsus. See ei ole kompressorkülmik, ehk siis sellega me ei saa jäätist kaasa võtta. Aga abiks ikka. Et ja tarbib ta maksimaalses režiimis. Paneme käima. Nii. Panin ta maksimumrežiimi. Siis energiatarvitus on 64 vatti umbes. Sellises maksimaalrežiimis on hea hoida teda niimoodi paarkümmend minutit. Oleneb, mis siin sees ka on. Et mina hoian paarkümmend minutit ja siis on siin sees piisavalt jahe õhk juba ja siis ma panen ta sellesse ökonoomilisse režiimi, mis siia natuke üles poole. Et kui ma seda kaant lahti ka ei tee, siis hoiab seda jahedamat õhku sees, mis välja ei pääse. Ja niimoodi on tarbimine ainult 8. Et natukene toodab peale, hoiab seda põhilist. Niimoodi siis saate pikendada ka oma siis seda elektri tarbimist ja aku kestust, kui ei ole 2 akut või päiksepaneeli või muud viisil laadimist. Kaasas on mul siis alati tavaline tikupakk. Hefter kripp kotis, hoiab seda siis kuivana. Siis hea on selline gaasiga laetav
Välgu Mihkel Ahipaunost ostsin. Ja see on siis see vahva Teemust tellitud plasmasüütaja, mis on siis elektriliselt laetav. Tal on mingi mikroaku sees. See siis soojal temperatuuril töötab, talvel ta taskust võttes ka võib tulemust anda, aga kindla peale talvel eriti siis klassikaline Välgu Mihkel kaasa. Ja kui nüüd on lastega telkimas või imikutega, siis kõige paremad asjad on need saiakotid, saialeivakotid. Nendesse mahub üksjagu kasutatud mähkusid, siis seod pealt kinni, on lahendatud. Võtad järgmise lahendatud. Ja siis paned need suuremasse prügikotti, kui väiksematega ära ei taha visata. Termostes siis vesi püsib päris hästi jahedana, et seesama vesi, mis siia paar päeva tagasi köögist kodus sai lastud kraanist, siis see on sama jahe. Meil on nüüd teine termos ka peaaegu otsast, need on siis 5-liitrised, sellised 2 tükki on meil. Väga hea autoga kaasa võtta ja jahedat vett kogu aeg saada. Kes veel siis ei tea, suhkru, soola ja muude jaoks on head sellised topsid. Siin on meil suhkur, siin on meil sool, et suuremad kogused, siis neid ei pea alati uuesti täitma. Ja on klaasist, et see Iconfiti vitamiinipurgid on head klaasist. Ja mis siin siis toimub? Hüppate? Aha, proovite käivituda, et välja lennatasid? Jah, just. Aha, rakett. Juu! Oot siis. Tema magas täna päris hästi. Natuke veidi jahedam oli see öö. Siis selline karvane kombe oli tal veel siis ümber. Aga lukk oli lahti. Karvane kombe oli ümber. Jah, uue. Vot sellised Temu valgusteid ei soovitaks osta, sest et akud on väga kehvad. Et ta võib reklaamida küll, 5000 mAh on tema aku ja siit saab veel laadida mingit mobiili ja nii edasi, aga see võib-olla on ta nii kaua seisnud kuskil laos, et see kestab paar tunnikest ja on juba ütleb, et tühi. Et kõik sealt ka hea ei ole. Et me oleme ka siis katsetanud Temu osas selliseid lihtsaid asju. Lollikindlad asjad, metallist kruusid ja nii edasi. Ja elektroonika ja akud on vahest tundlikumad. Madrats siis kokku pakituna on selline, et mugavus maksab 5,5 kilo. Näed, siin on mõõdud, kes soovib vaadata. Väga hea madras teed. Mahub meil täpselt sinna katusepuks ära. Nüüd siin taga on igasugu puru. Mina olen vanakooli puhastaja, mul on Hari ja Kühvel, kes tahab, paneb endale elektri tolmuimejaga autosse. Aga mina siis sellisel viisil käinud üle ka. Siis ikka igasugu puru värki-särki koguneb. Pärast esimese osa põranda ka. Et see siis muidugi, kes tahab, võtab täitsa ära. Et ma arvan, et siin märjal sügisajal ja kui teil on siis jooksvad lapsed juba, siis te võib-olla ei tahagi seda porist põrandat siia, vaid siis võtate kogu põrand ära ja on teil siis see, mis maapind on. Ja alati vaadake taskud ka üle, et siin siis on mõlemal pool 2 sellist head taskust. Hea asju panna, midagi sinna ei jää. Ja väljaspool siis on ka ainult 2 taskut. Suurematel mudelitel on neid rohkem. Et siin isegi vasakul ja paremal on taskute read. Aga vot nii. Vihmapilv jõuab umbes 1,5 tunni pärast siia. Siis meie oleme nüüd seest kõik tühjaks teinud. Mõnedest on autos, mõned on siin väljas. Sõime ka õues. Pakimegi nüüd siin viimasest ära. Praegu siis lähebki telk kokku veel ja telk on esmalt vaiad välja. Vaiad on hea tõmmata salvrätikuga üle ja nad poriseks, mustaks, mullaseks. Need külgnöörid käivad ka väga vahvalt, kohe näitan. Niimoodi siis paned kokku ja siin on siis see
kuidas seda nimetatakse, surutiga. Ei tea, kuidas seda nimetatakse. Surutiga paned siis niimoodi ja tõmbad selle nii-öelda pessa. Siin on siis silmuse vahele. Ajad selle nööri ilusasti kokku. Ja seejärel laseme siis kaartest õhu välja. Ja. Vot nii. Teine ka. Ja vot äkki. No nii, boss tuli ka ööd üle vaatama ja kõik on korras. Pühkisin kenasti seest ära, väljaspoolt volditud, õhk väljas, kõik puhastatud, kenasti läheb kotti. Sobib. Väga hea. Vaat, boss on rahul. Ja vot kohe, kui me asjad ära saime pakitud, siis läkski mölluks. Ja läkski, naabrid ka panevad kõik kokku ja läkski mölluks ära, ega siin on kõik täppistöö. Nii et oleme tänulikud selle 48 tunni ees, mis peaaegu me siin olime. Ja lähme nüüd Tartusse ära ja teeme lehva ja oli tore, et jälle vaatasite. Kui on erisoove, mida täpselt videodest veel näha, siis pange kommentaari. Võtame neid siiralt arvesse ja näeme varsti. Tšau! Tšau!